Tere! Me oleme tulnud Rakvere teatrikinno, et vaadata ekstratele mõeldud igide seanssi ja kõnelda mõndade näitlejatega ning saada teada, mis on nende arvamus filmist. Mitmendat korda siis filmi vaatate? Täitsa esimest korda, kannatasin ära tänaseni. Noh, mis emotsioonid siis on, mis nagu tunded valdavad teid? No, tunded valdavad, et tuleb ikka väga tõsine film, selles mõttes paljudelt tuttavatelt olen kuulnud juba, käiakse vaatamas ja paljud tuttavad on ka ikka kõvasti salvrätte kasutanud, et endal küll ühtegi kaasas ei ole, aga ma valmis olen, et tegemist on väga, väga kurva ja tõsise filmiga. Mis ma ootan? Nüüd on näha, mis sellest filmist kokku sai, see, mis väga pikka aega filmiti ja millest tegelikult ma enam mäleta palju neid filmimise tunde oli, aga tegelikult teadaolevalt on ju tund 1,5 või tund 40 on filmis, et eks on huvitav vaadata, mis sinna lõpuks kokku sai. Ja mis tunded valdavad siis, kui te nagu ennast filmis näete? Ütleme nii, et väga erutusest kindlasti püsti hüppa, et eks neid kogemusi on juba olnud enne ka ja teistes filmides on ka saanud olla, et selles mõttes kindlasti otsin võib-olla ütleme taustanäitlejaid, kuna selle filmi taustanäitlejatega meil tekkis nagu juba 2 nädalat olime filmiõhtutel koos, tekkis siuke päris eriline liit, et kindlasti ma jälgin taustanäitlejaid rohkem kui teistes filmides ja üritan jälgida, aga eelkõige ikkagi esimest korda vaatama tulles ma arvan, et ma jälgin selle filmi sisu ja rohkem kui taustanäitlejaid, et võib-olla teist korda veel tulla ja siis hakata juba otsima taustanäitlejaid ja iseennast ja oma lapsi. Supanahan on Jussi ikitielle. Neuvostoliittoon. Sinähän sotana niin kauheasti halunnut. Pääset omies joukkoon. There are women of many descriptions in this queer world as everyone. Ja mis elamustega tulete te 3. korda seda vaatama, et nagu mida te seekord otsite? Ma arvan, et iga kord ma näen mingisuguseid nüansse rohkem, aga ma varusin seekord rohkem taskurette, sest ma tean, et ma hakkan jälle nutma. Et see on lihtsalt nagu nii hea film, nii südamlik film ja see on lihtsalt, mis võtab emotsioonid niivõrd välja, et väga hea. Ja mis oli nagu teie roll nii-öelda selles filmis? Mida te tegite nii-öelda? Mina olin külaelanik, täpselt seal, kuhu siis peanäitlejani või siis pearollis osalenu lõpuks jõudis, nii et olin seal, tegin selliseid igapäevaseid asju nagu ikka, et võib-olla vilksab läbi ka, aga ja. Mis tundeid tekitas ja mis mälestuse see jättis? Kui ma mõtlen nüüd selle peale, mis toimus sellel hetkel, kui me harjutasime öösel seda stseeni, kus meid ära viidi, nii-öelda autotesse topiti, see kõige raskem stseen, siis juba see tõi niisuguse reaalsustaju, et midagi niisugust päriselt oli ka Eestis ja mida ka minu lähedased läbi elasid, et see oli nagu nii reaalne, et nüüd seda filmi vaadata, siis tundub see ühelt poolt nii uskumatu, teiselt poolt nagu see tänulikkuse tunne sellel ajal, kus me praegusel hetkel elame, siis on ilmselgelt palju suurem, nii et ja, see oli kole. And are wearing the finest of clothes. Kuidas te kirjeldaksite oma tööd just nende ekstratega selle filmi puhul? Kuidas läks? No nagu ma ma kordan, et ekstratele seansse on olnud Haapsalus, Sillamäel ja nüüd Rakveres. Ja kõigis sõnavõttudes ma olen öelnud seda, et need filmi ekstrad on olnud erakordselt andekad ja tublid ja nendega oli väga kerge töötada. Filmi ekstrate valik ei ole päris juhuslik, et kõik, kes käe tõstavad, kõik saavad tulla.
tähelepanelikult filmi vaadates, siis seal külas nii-öelda hopes näitlejate kõrval elas kuskil 40 inimest veel ja need olid väga nagu päris pika castingu kadalipu läbinud, et siia filmi pääseda ja antud juhul see castingu tegemine ja pikk kadalip õigustas ennast, et siin ei olnud üksi siis Rakvere inimesed, siin oli otsitud Tallinnast, Tapalt, Kundast erinevaid inimesi, erinevaid tüpaaže, et saada siis see kokku ja nende inimestega oli nagu väga hea ja lihtne töötada, väga tore oli töötada. Mina vastutan kogu selle filmi tootmise poole pealt, aga nii palju puutuvad on minusse, et kui on Piretile kõik on korras, ekstrad on olemas, on platsil ja siis loomulikult teevad mida vaja, siis on kõik väga hästi. Aga tõepoolest ma pean ütlema, et need ekstrad olid tõepoolest erakordselt tublid. Kas on ka mõni selline hetk, mis filmist eraldi meelde jäi? Hästi eriline hetk? No ütleme, see on eriline hetk ja ta on väga, väga raske hetk, et selles filmis, mis on siis lõpupoole, mis puudutab seda suurt hukkamistseeni. Et see nõudis, ma arvan, kõigilt näitlejatelt, kõigilt ekstratelt ja kogu filmigrupilt väga suurt pingutust, et kõik see ära teha ja see oli võib-olla esimene kord, kus režissöör A.G., kui meil oli see stseen tehtud, ütles, et nüüd teeme pausi, et tavaliselt me iast peast keset võttepäeva ei tee mingit pausi. Aga see oli nagu emotsionaalselt nii raske stseen kõigile, et üldse edasi minna, me pidime tegema mingi pausi ja nagu, kes käis nutmas ja kes oksendas ja väga rasked tunded olid inimestel. Kõige raskem oli see hobeast inimeste äraviimine. See oli esiteks see tehniliselt väga raske, sest see kogu see stseen on filmitud ühe kaadriga, mis filmist välja ei paista, seda on lõigatud, sellest tehti väga palju proove ja siis filmiti ühe korraga ära, sest see oli tõepoolest emotsionaalselt väga raske, tehniliselt väga keeruline, emotsionaalselt väga raske ja lihtsalt režissöör kartis, et inimesed ei suuda teist korda enam teha niimoodi. Who have charms made of diamonds and pearls, but the only and thoroughbred lady is the rebel girl. Kuna te mängisite filmis ühtset perekonda, siis äkki räägiksite, kuidas oli teie perekond filmis? Meil perekond sündis filmis väga kiirelt, ma isegi väga ei mõelnud. Ehk siis castingu inimesed, kes meid kokku panid ja tegid meist ühest perekonna, kes siis pidid siis perekonda mängima. Ja meil oli 2 vahvat poega. Kui mitu päeva te võtetel viibisite? Unustasin märkiks vaadata. Ma arvan, et päevades oli 15 kuskil mul. Tegin sul ära, mul on 16. Ma tean, ma ei käinud ju Tallinnas. Jah, sul see Tallinna seene tegemata. Aga seda ei olnud filmis ka. Mis oli teil võtetel kõige meeldejäävam elamus? Eks need 2 võttepäeva vist kõige olidki see öine tseen ja see võttepäev, kus siis autodesse viimine, ma arvan, ja muidugi mahalaskmisele. Et see, puhtalt see, et oli juba, see ilm oli ju tegelikult külm sellel päeval. Me olime terve päeva paljajalu, metsas, asfaldeel, igal pool, et ma mäletan õhtul, kui ma koju läksin, kilomeetrike haljale vahel jalutamist, ma ei pandki jalanus enam jalga, sest ma ei suutnud, jalad olid midagi hoopis teised ja siis kõndsin veel seal asfaldi peal ja niimoodi igitee jätkus veel kodus. Aga iseenesest minule võtetest kõige rohkem meelde jäänud see seltskond, kes ka siin meil on koos ja see seltskond nagu täiesti uus pere ja ma tegelikult isegi nõustun režissööriga Annilaga, et me olemegi erilised. Dear Sophia Kettle, I'm writing to you to let you know that your husband is alive. Please let Aino and Arlo know that their father is thinking of them.
I'm sure he'll do everything in his power to return to you one day. Hello, you lovely people in Rakvere, everybody who made this film possible. I would love to be there, but unfortunately, commercial work that has nothing to do with anything real in this life is keeping me here in Finland, and of course the pending Christmas makes travel nearly impossible. I would have loved to be there because you created something very special for the film. I want to tell you that I've met many of the crew members during the post-production of the film and at the premiere, and it never happens. It never happens that we end up talking about the amazing extras that we had in the film. But I've had this talk many times with the actors, with Rane, our lovely DOP, with Risto, our lovely assistant director, and everybody keeps telling me how special it was what happened in the summer of 2017 in Rakvere. Not only is it visible on the screen and in the spirit of the film, but it is visible in the actors' performance. What they are able to deliver in the film is that you made, even outside the picture, you made everything so real that it was very easy for Tommi and Sitse and Hope and Ville and others to immerse themselves into this real world. So it was something very special, and I would have loved to be there to tell you that in a way you are the next main character next to Tommi in the film, and it wasn't any commercial speech when I was drunk at the premiere at the rap party, but I've never worked with such a good extras, and it's horrifying to show the film to you. It's always horrifying to show the film to people who were involved doing it, but I hope you like it, and I hope that you take pride in the enormous work and effort you put into the film, and it was super important. And I want to still remind you about the story that I keep telling also is the story of the day when we were shooting the execution scene, because I find myself always being concerned of the warmth and the horrible weather that we had that day. And when I was asking the costumes to rush you some warm clothes, every one of you just put their hands up and said that no, not needed, and you were just standing in the rain. That was something very special. So this is my greetings from Finland to you. Thank you so much for being part of this film and creating something special, and I'm proud of the film. I hope you like it. All my best greetings and love to you people, and have a Merry Christmas. I hope to see you again soon. Thank you. Bye bye. Toivo Mäkki ja goddamn Finn. Puna, 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 punainen. Curse his name. Blacklist him. Puna, 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 punainen. Always talking at a Bolshevik line. You let that troublemaker down in the mine. Mis oli teie arvamus filmist? Selline oligi näitlejate taaskohtumine Rakvere teatrikinos. Jääme ootama nende järgmist ühist loomingut.